Tunne Kelani büroo on selle ettevõtmise toetaja ja Tunne on Euroopas Eesti omavalitsuste asja ajanud. Lisaks sellele, et ta kõigi eestlaste asjadele ajab. Palun, Tunne. Aitäh, mina ei ole põhiesineja. Ja selle ajal, kui ma Euroopas olen olnud, on minu selja taga siin midagi korraldanud. Nii et ma vabandan, ma võib-olla ei räägi õiget asja, aga siin oli, Tõnis rääkis tugevatest omavalitsustest. Mina arvan, et selle eelduseks on tugevad kodanikud. Kõik räägib sellest peale. Seoses kodanikupäevaga me tulime just Toompealt, kus avatud vabariik korraldas põhiliselt vene taustaga kooli õpilastele arutelu sellel teemal. Ja eile Brüsselis oli Sahharovi preemia laureaatide konverents inimõiguste teemal, kus on tegemist väga mitmete maade kodanikualgatustega. Seal ei ole küll omavalitsusküsimused. Aga muide on huvitav, et Lähis-Idas mainitakse, on mitmel korral mainitud Balti rahvaste eeskuju, kuidas nemad vabadus ja demokraatia saavutasid laulvaid revolutsioone. Võib-olla meil on mingisugune alternatiiv esitada seda siin, mida saab ka kasutada. Kuid ma arvan, et põhiküsimus on ikkagi see, kuidas me endid kodanikena määratleme ja mis võimalusi me näeme. Sest tänapäeva lääne ühiskonnas on väga märkamatult asi liikunud kodanikust tarbija poole. On 100 miljonit tarbijad, kes esitavad valitsusele nõudmisi, me vajame seda, me vajame teist, miks te olete meid niisugusesse olukorda viinud. See meenutab Sergei Kovaljov oli eile seal Brüsselis ja esitas väga häid mõtteid, aga tema üks analüüs 10 aastat tagasi oli see, et mis on erinevus sakslaste ja venelaste vahel või nõukogulaste vahel, on see, et kui sakslased said teada, mida Hitleri ajal oli tehtud, millest nad ei teadnud, siis nad ütlesid, mis me küll oleme teinud. Kui venelased said teada, mis Stalini ajal on tehtud, siis nad ütlesid, mis nad küll meile on teinud. Tähendab, igasugune vastutuse puudumine, mis jätkub siiamaani. Meie oleme kas võitjad või oleme ohvrid, kui asi on väga kehv, aga igal juhul meie ei vastuta. Ja siin ongi see vahe. Eestil on natukene paremad eeldused seda vastutust kanda, aga ka meie oleme kõvasti läinud seda lääne teed, kus kodanik on pigem tarbija, kes usaldab oma volitused ja võimalused riigile ja siis lihtsalt nõuab riigilt. Selle tõttu minu meelest tänapäeval on eriti oluline tulla tagasi niisuguste põhiliste väärtuste juurde, kus antiikajal öeldi, et rahvas ei ole ju mingi juhuslik inimkogu, vaid see on inimhulk, kes on ühinenud õiguse tunnustamise ja ühise kasu nimel. Cicero aastatel 54 enne Kristust avaldas oma teose, muide, mis on tuntud De Respublica nime all. Ja kus ta väidab, et Respublika saab olla elujõuline, jätkusuutlik vaid siis, kui kogu rahvas seda oma asjaks peab. Sest riik pole ju eesmärk iseeneses, vaid tema missioon on teenida kõiki neid, kes endid riigi õigusele allutavad ja kes ühist kasu taotlevad. Seejuures on huvitav Cicerol juba see, et eraelu valdkond peab olema lahutatud avaliku elu valdkonnast. Ainult nii saavad nad teineteist mõttekalt täiendada ja toetada. Cicero kirjutas neid mõtted sel ajal, kui Rooma riik oli alla käimas. Ja nüüd on küsimus, et kas need
tsükkel on jõudnud samasse järku. Tänapäeval on muidugi kiusatus kuulutada demokraatia võidukäik üle maailma. Ja möödunud aastal ilmus ühe autori teos, kes väidab, et viimne utoopia, mis on säilinud kõigist nendest, on nimelt inimõigust ja demokraatia utoopia. See utoopia hakkas mõju avaldama ja levima siis, kui kõik teised utoopiad. Me võime muidugi arutada, kas see utoopia on elujõuline või mitte, aga kui 20 aastat tagasi kommunistlik ida varises kokku, siis tekkis läänes enesekriitiline debatt, kas lääs suudab üle elada kommunismi kokkuvarisemist. Sest kui on vastane, siis see mobiliseerib, kui vastast ei ole, siis oled sa palju suurema vastutuse olukorras, kus sa pead leidma endale elu eesmärki ja see elu eesmärk on ka Eesti ühiskonnas praegu ees. Veel 10 aastat tagasi oli meil lihtne, me tahtsime Euroopa Liitu ja NATO-sse, meil oli oma riigi püsimise küsimus, nüüd oleme igal pool sees ja mis on edasi. Igal juhul on selge, et ka tänapäeval õigusriik ei toimi ja ei ole jätkusuutlik ilma kodanike aktiivse toetuseta ja nendepoolse mõtestamiseta. Sest normid ja väärtused ja võrdsuse mitte dekreetidest ega poliitilistest otsustest. Et dekreedid ja poliitilised otsused saavad luua tingimusi ja toestada nende kasvu. Ning veel üks mõte, mis on väga huvitav ka meie keskustelus, see on mõnede analüütikute arvates, sealhulgas professor Rutger Kühnhardt, kes on väga palju raamatut kirjutanud, kes oli Freiburgi ülikooli professor ja dekaan ja praegu on Bonnis Euroopa Integratsiooni Instituudi juhataja juba palju aastaid. Tema väide on see, kuidas on toimunud eraelu ja avaliku elu rollide vaheldumine. See tähendab, liberaalses demokraatias on need suhted ähvastunud ja tegelikult eraelu on natsionaliseeritud. Privaatsus on praktiliselt kadunud, kõik on avalik. See, mida varem hinnati häbiväärseks või ebamoraalseks, lukuaugust teiste ellu piilumine, see on teleseebisarjade vahendusel muutunud endast mõistetavaks. Me peame kõik teadma teiste eraelust ja oma eraelust kõik avaldama. Ja samal ajal on toimunud avaliku elu privatiseerimine. Teiste sõnadega, avalik elu on keskendunud järjest enam oma minale, oma huvigrupile ja keegi on väitnud, et demokraatia allakäik algas sellest peale, kui eri inimeste rühmitused avastasid, et neil on võimalik riigist rohkem raha saada ja iga järgmisel valimisel. See viib riigi võimaluste loomuliku ülekoormuseni, aga see pole mitte kõige hullem asi, vaid hullem on see tarbija mentaliteet. Me organiseerume selleks, et rohkem lüpsta kusagilt ja me ei mõtle kaugemale ja me ei kanna vastutust ühiskonna kui tervikuks. See ongi see probleem, millega me täna tegeleme. Kohtusin täna hommikul meie Võru maavanemaga, kes esitas oma väga huvitava projekti, kuidas Võrumaa elu arendada, aga ka sealt tekkis meie omavalitsuste tugevdamine ja koostöö jällegi välja. Ma arvan, et meil on tänastel koosolijatel oma oluline sõna selleks öelda ja soovin selleks jõudu. Aitäh!